Tervist, armsad sõbrad. Mina tahan täna rääkida teile tunnistuse ühest raskest depressioonist. Sõbrad kindlasti kuulevad, et Simo, sina oled raskes depressioonis. Ei. See on kõik võimalik. Ka kristlasi võib tabada ka depressioon. Ja depressiooni on võimalik ka varjata, et keegi sellest ei kuule ega näe, ega saa aru sellest. Aga see juhtus minuga. Sellest umbes 2 aastat tagasi hakkas minu sees väga kummaline tunne, et inimesed sinu kõrval nagu tahavad sind nagu hüljata. Nad ei hooli sinust, nad ei tunne nagu sinu vastu huvi. Ja see süvenes kogu aeg, mitte niimoodi järsku, vaid vaikselt. See on täpselt nagu konna keetmine, vaikselt siuksel algus jahedal tulel ja kuni siis kuuma tuleni. Ja need mõtted pähe tulid kogu aeg aina hullemaks, et isegi juba sellised, et kõik, mida sa teed kõike väga valesti, sa ebaõnnestud, absoluutselt 0. See süvenes jälle, see süvenes. Ma hakkasin mõtlema, et mis on juhtunud minuga? Miks mul on selline tunne sees? Kas töö on selline? Kas mul on kellegi inimestega mingid probleemid? Ei, mitte midagi ei ole. Aru ei saanud, mis on see põhjus. See hakkas jälle süvenema, tulid jälle mõtted. Ma ei saanud üldse rahus, üldse tegelikult isegi magadagi. Ma tahtsin olla täiesti üksi, täiesti eraldi. Ma ei tahtnud enda juurde eriti palju inimesi. Jälle. See tunne tuli juba niimoodi, et ülistus sai juba oli ka, kui ma seal sees olen kogu aeg. Sa teed kõike valesti. Kedagi ei huvita üldse, miks sa seda teed. Jäta see maha kõik ja kõige parem, kui sa üldse müüksid maha oma pillid ja kõik, mis sul on. Ja ma võtsin seda asja juba päris tõsiselt ja väga reaalselt. Ja see nagu tundus olevalt nagu päris elu ja päriselt ongi see nagu olemas. Ja see oligi nii huvitav, et jälle süvenes ja ma lõpuks olin oma selles depressiooniga jõudnud nii sügavale, et ma otsustasin, et nüüd ei saa, et ma kaon ära, ma lähen ära sõprade juurest, jätan maha kõik oma pere, jätan maha kõik koguduse töö ja lähen ära. Ja see kadumise mõte oli hoopis mitte see, et ma lihtsalt kaon ära, vaid ei tule kunagi tagasi. Ja siis juhtus siuke asi, et läksin õhtul magama ja ma hakkasin Jumalt paluma sügavalt, et Jumal, kus sa oled? Miks sa oled nagu mind nagu maha jätnud? Mis on juhtunud minuga? Miks ma olen sellises seisus? Vastust ikka ei tulnud. Ja see ikkagi süvenes ja ma olin juba peaaegu täielikult juba mõtlemas oma plaane, kuidas seda sammu nagu teha juba. See on nii kummaline, kui ükskõikseks muutud. Täiesti ükskõikseks. Ma palvetsin jälle. Ma olin tegelikult nii sügavas pisaras, ma palvetsin Jumala poole, mis on minuga juhtunud, miks ma olen sellises seisus, mis toimub minuga, et mul sellised halvad mõtted on peas. Ja siis need sellised palved õhtuti, juhtus selline asi, et kui ma tööl läksin, võtsin lahti YouTube'i, tööl mul hea nagu kuulata seal muusikat või mingit jutlust, siis tuli mulle sinne põhimõtteliselt siin ette nagu Karjase kohv, kui keegi teab, Janno Peensalu teeb seda podcasti ja ma hakkasin seda kuulama. Ja see on nii kummaline, mis siis juhtus. See on nii hea tunne, kui ma tema neid jutlusi või podcasti kuulasin, siis ma tundsin, et no keegi nagu elustab mind.
tervendab mind, et ma olen nii värskes nagu täpselt nagu kevad tuleb, kus kõik see loodus tärkab, kõik see värvikus, see värske lõhn ja kõik ärkab ellu. Sa oled täpselt sama tunde sees, sa nagu tõused, sul on nii hea. Ja ma kuulasin ja samal ma tundsin, kui hea on see tervenemine, vabanemine. Ja see Karasõkov, mida Janno nagu teeb seda, see on täis sellist julgustust, tervenemist ja see oligi see, mis tegelikult aitas mul täielikult terveks saada. Ja põhimõtteliselt see juhtuski nii, et ma sain sellest täiesti 100% vabaks. Ja pärast seda, kui see vabanemine või see muutus minust toimus, mul oli pärast väga raske meenutada, mis tegelikult minuga juhtus. Ma ei suutnud tegelikult seda lugu kokku panna. Ja uskumatu. Ja mul ei ole enam ühtegi sellist tunnet enam sees, et keegi nagu peaks minust halvasti mõtlema või et kõik, mida sa teed, on kõik vale ja sa kukud läbi ja kõik on läinud. Et depressioon on ikkagi rünnak saatana poolt. Et temal on selline eesmärk, et ta on tulnud siia meid igaühte ära tapma. No nii võimalik, kui saab. Ta on alati platsis. Kõiki kristlasi, eriti need, kes otsivad teda usinasti ja ta tahab neid ära tappa, ära varastada. Ja see oligi see, kus ta hakkas mind vaikselt niimoodi kimbutama ja pani proovile. Ma lõpuks mõistin seda. Et selline on see depressioon ja selline on meie siis vastane, kes meiega teeb. Aga tänu Jumalale selle eest, et selline asi on juhtunud, ma olen saanud terveks ja ma võin julgesti jälle edasi minna seda teed, mis ma olen alustanud ja seisame vastu saatanele, tunneme ära tema need teod, mida ta tahab teha ja seisame sellele vastu ja ärme anna alla, peame vastu sellele. Ja aitäh teile. Ja amen.